tere, mis iganes. Relm on tagasi. Whatever. Kuna meil on juba osa 28 vahet ei ole nagu see. Kui ennast ei kotti, siis... Mida iganes. Selle episoodi peavad vaatajad ära kandma, neid peab kottima. Teeme ära selle. Vaatad või vaata, vahet ei ole nagu kõik. Relm on tagasi ja nagu näha, me oleme kõik meeleolus, ülemeelikus lausa. Täna on käimas osa number 28. Erinevalt eelmisest, mis oli 19, siis täna on 28. Kui hästi läheb. Nagu on saanud traditsiooniks mingi põhjusel, siis Herr Lüüs ütleb meile ühe huvitava fakti. Vot 28 on siukene number, et ma tean ainult ühte fakti, aga see on väga huvitav, olge valmis. 28 on või sulamistemperatuur. Ja nüüd te teate, boom! Mis ühikus või nagu? See ole vait. Celsius. Me räägime normaalsetest mõõteühikutest. The one people use. Väga hea, aitäh selle teabe eest. Hea, et see oli ka inglise keeles. Ma ka ei teadnud. Nii et see seletab nii mõndagi. Ma ka ei teadnud. Elus. Jah, see mõttes siis me võiks pihta hakata, kui kellegi midagi huvitanud teile öelda. No vat, katsuge nüüd piitida seda. Ma tegin teie kaardid ümber, nii et ei ületa. See läheb sulle, eks ole. Kokkupandav varjualus oli kes see? Vist oli... Jaa, mul kokkupandav varjualus. Jäta see alles, see on first edition. See on first edition, see on juba järgmine. See on good edition. Ossa, mul on nagu... See on nagu foil. Tšekkige seda, nagu vanasti oli nagu koopia paber on ja siuke odav. Selle võib anda Fraulein Belbrixile. See on nii ilus nagu... Ja kui ütlen ette, 3. editionis on isegi keskel seda tagumine. See on rett. Ma tean, aga ma ei tee puhtalt selle pärast teed ümber. Väga lahe. Näite kord, mis sulle tee? Sick burn. Kuna sama selle asjale jäid enne õhku, siis seda enam pole. See kaamerastega näed. See sul on samas. Sinu käes on amulett on ja, mis selja peal istub? Nice. Jah. Siis ma eeldaksin, et sa oled mingi hetk juba sellega tuttunud. Kelle kätte see Perdilli taskust olev pulbripuru kott läks? Kindlasti mitte mina Oota, kas see... Siia poole lauda läks ta? Jätsime selle sinna. Jah. Me panime, lükkasime kõik sealt võre vahelt välja, et umbes, kui keegi tuleb meie juurde, et siis et me ei jää vahele. Ja me panime selle, üles, et saad pane ka sinna. Me liiguta lahepaneeli ja pane sinna see kaart sinna vahele. Ta jäi maha, jah. No nii, mõtleme siis täna uue ploti veel. Aga me lähme nagu järgi sellele, võime selle ära tuua. Me seda avastame, et see on meil kogemata kaasas. Toome. Me lähme jõuame kohale, siis imekombel tuul puhub selle meile. You need this. See pulber kuidagi... Miks ma ta küsin on see, et sest ma lugesin seda Glenni sellest Other Possessionit alt, et see on sinu käes rakaniidipuru. See oli retooriline küsimus natuke enne, aga... Sul oli, aga kas ei kasutanud ära ka seda? Ei, seda ei kasutanud. See oli see kristall, mis ta õhku ära viskas. Oota, ei, aga siis ei ole see puru. Siis see, mis... Ma mõtlen nagu, millest me räägime, mis me sinna vahele panime. Ma ei tea, mis Perdilli pealt saime selle kotikese, kus see puru sees. Arkaniidipuru. Kui see jäi sinna, siis see jäi sinna. Siis seda pead sealt maha võtta. Ma ei oleks arvanud, et enne D&D on vestlust. Kumb puru see nüüd oli? Jaa, väike nii-öelda korrektsioon, kuna technically sul on üks... Vau! Ma mõtlesin ka, et kas minu kaardid on üle tehtud, ümber tehtud. See, mis ei joonistasid, jah? Aga ka see jäi maha nii. Jäi ka või? Selge. Kas teed midagi kaasa? Armus. Vaata, kus praegu on diisiti vaatavad. Ei saa. Ise oled siuksed. Kõrbe me oma sekand tegema, on jah? See on siia maani. Serves the purpose. Nice. See on praegu võrratu podcasti content. Aga rääkes podcasti contentist. Sa tegid selle kunagi, selle mõttega, et sa tead selle nüüd kaardid. Siis teeme natuke Reimi asja ka. Nagu te mäletate eelmine kord, siis... Palun, paneme, kui tunnis tähele, õpetaja räägib juba. Rääkige lõpuni.
rääkige ära. Kõik tahavad kuulda. On veel midagi öelda klassi jagada? Reigo reklaamis oma seda. Reigo reklaamis. Kellelegi meeldis snitšid. Ma küsin, mis Reigo tegi, mis sina tegi? Sa küll õpetajaks ei saa minna. Jaa, see peaks sealt ära tulingi. Aga eelmine kord, ehk siis ka ülemine kord, alusime hetkes, kus tõid kus te olite värsket just lasknud jalga ja varastanud laamiate juurest nende leidlapiku siis liiva laagrist põhimõtteliselt ühe laevukese, põgenenud sealt vanglast, ühe tüübile nuga andnud ja muid asju andnud, ära tapnud tõenäoliselt ühe Berdilli ning põgendes kohtusite siis mõne tagaeva laevukesega, kelle peal tundus olevat jah, te pärast menetlusite. Üks nii-öelda selle laamiate liidritest, üks 3, kes teid üritas peatada, mille peale juhtus palju asju. Juhtus see, et Bellbrixis sai, mis see mini-Berdill vist oli, kes üritas, kes pakkus ka näidata tema küüd, aga asjad ei läinud väga hästi ja asjad läksid väga kiiresti käest ära igas mõttes. Kasutati toredal kombel väga palju magical itemeid, mis on välja jagatud ja mille tulemus on siis visati flashbang, mitte sina, räägin teistega. Põhimõtteliselt siis flashbangiti teine laevkond ja tõmmati haardekonksuga sama liider järgi lohisema. Aeti veidike juttu. Tema läks järgmises peatus maha, peatust ootamata ning avastasite, et teie laevukese peal on 7, lisaks 7 liikmele või reisijale ka 8. Üks noor käbikupoiss nimega Migo, kes kuuldavasti ei peaks kuuluma teie kollektiivi ja ei peaks olema põgeneva laeva peal. Mille peale siis tekkisid diskussioonid, tekkisid arutelud ja järgmisel hommikul oli vist poolsoe mõte, et minna tagasi laamiate juurde, sinna, kust just põgenesite, sinna, kust te olete tagaotsitavad, aga tõmbas teie tähelepanu ka üks suitsusammas, kus te leidsite ühe, mitte päris maha jäetud laeva, aga teise põhimõtteliselt samalaadse liivajahi ja see samas oli ka üks valvav, mis sepistatu. Aitäh, sepistatu ehk siis Warforged, nime numbriga 12, kes suurt juttu ei ajanud, kellel põhimõtteliselt oli kõrri löödud, torgatud üks arkaniidi kristall. Seltskond asus ka väga palju magama erinevates tsüklites ja tsükli lõpuks siis oli rikutud Amadeusi hinnaline malekomplekt. Teil on väga pikk ajalugu ja see on pärandatud läbi pärandatud, mis sa ikka ütled? Läbi pärandatud manesett. Tüke väga vana, keegi taha mängida sellega, läbi pärandatud. Pead nagu karbi saidma. Ta on jah, see ka raske. Aga jah, igastas... Sõna aus. See oli lihtsalt järsku. Mis asi? Sõna aus. Aus. Aga, ja kui see ära toimus ja see Miiga käest siis kätte saadi, siis tormus vist uuris ka natukene selle 12 poolt, et mis seal toimub ja tehes selgeks, et tõenäoliselt tema kamraadid seal all ei pruugi olla terved, otsustas siis igastes 12 järgi minna, et läheb päästab päeva, millele siis järgnes möire alt, maapinna, liivapinna alt, kuskil kaugemalt metallikrabin ja lohisemise hääled. Ja ronis välja ka väga palju nähtamatuid tüüpe sealt samast august mõnda aega ning kollektiiv loomulikult tegi instinktiivse reaktsiooni ja järgmise sammu ehk siis varastati teine laevkond põhimõtteliselt paljaks toidust ja joogist natukene jätti ja Bellbrix sai uue ranitsa ja spell componentid, mis kulub ära ja mind tagasi paadi peale otsustama, kuhu minna. Ja siis Holger oli sunnitud terve selle plotline'i lihtsalt
Recycle winni. Vaatajatele tähelepanekuks recycle. Wow. Siis tuleb tagasi. Aga paadi peal keskpäev ja kõik on pardal, toidud-joogid on nii-öelda mingi tünnide ja muude kastega peale tassitud. Teid ootab teekond. Issand, mulle öelge midagi. No nii. Amadeus võtab istet, asetab käe üle siis laevareelingu ja ootab seda mõnusat tunnet, kui hakkab alus liikuma ja tuul läbi juuste liigub. Ja siis ta saab teha niimoodi. Ja siis nagu mängib juustega ja tuulega. Kõik teie seda paadist välja. Amadeus. Jaa, ega siis ei ole midagi. Ma lähen ka tagasi. Ja siis ega seal ei ole. Põhimõtteliselt anname teada oma sellele kapteni härrale, et läheme edasi. Või tagasi siis selles mõttes. Ju. Jah. Kind of. Laamete juurde. Mis see suund siis lõpuks oli? Just me läheme tagasi sinna, kus me olime. Vasakule. Jah. Oli küll. Aga ja täpselt kuhu minna. Enam-vähem mingi indikatsioonist on, aga väga suurt kompassi või kaarti ei ole. Üks ongi. Aga võtate jah, siis tõmbab Mogol purri ülesse ja vaikselt paat tõmbab liivast välja ja Amadeus saab teha niimoodi, sest tuul puhub. See 5. klass. Võib-olla need kõrejogid ole kõige parem mõte vaata nendel mängudel. Pärast saab pauku teha või kõvasti peale astuda. Okay. Aga ega see Mogol võtab suuna nii-öelda siis määratud vasaku poole ning selle taha jääb vaevu suitsev laagriplats ühe pargitud laevaga liiva peal ja tühjaks jooksnud laagriplatsiga. Siis kui laev sõidab, siis Pelbriks mõtleb, suudaksin ilmselt sinna masti otsa ronida. Ja võib-olla isegi oleks hea, kui ma sinna roniksin, siis ma näeksin, kus kohast need tormid üle tulevad. See kõik käib tema peas. Nii et tõeliselt, kui keegi näeb peal, siis ta lihtsalt vaatab seda masti, sõidab okei, ja üritab sinna otsa ronida. Pelbriks, mis sa teed? Ülevalt näeb kaugemale. Oled sa kindel, et see on ohutu? No kuule, ma olen väga hea ronija. Olen või? Let's find out. Acrobatics anna mulle tulnud. Ole hea. Kokku 16. See on raibe. Pelbriks Spider-Man. Suht väledalt ja käed leiavad õiged kohad, kus kinni hoida. Tuleb sa oled tšelovekkpauk. Hämähäkki mees öeldaks siinkandis. Hämähäkki mees. Aga põhimõtteliselt väga kiirelt roid mööda masti ülesse ja vaatepilt muutub avaramaks, tuul muutub tuulisemaks, kui nii võtta ja sa näed igas suunas suures pildis tühjust, annab üks perception. See tuleb nii. Pane advantage'iga, sa oled päris kõrgel. Enda kohta eriti veel. 18. Okei. Enda kohta päris kõrgel, jah? Teed ükskõik kelle kohta päris kõrgel. Aga ma ütleks niimoodi, et sealt ülevalt sa näed oma kodu. Ei näe oma kodu. Wow! Nii, terve see aeg. Ei, ma ütleksin, et sa näed teie sõidusuunast paremale, näed kaugemalt taevas, küll vaevuba märgatavalt koheselt, aga pingutad ja vaatad. Kaugel taevas paistavad olevat siuksed ümarad, tumedad ümarad sfäärid, distants on väga kauge põhimõtteliselt, aga mingid täpid või pallid või mingi asjad hõljuvad õhus, aga parema 1,5 ja kaugele. Ja keegi saistib jalga. Kuna ma seda kuulen lihtsalt, andke andeks. Ja
ma ütleks, et hetkel vähemalt seal olles sa ei silma ühtegi, ei tormipilme ega ühtegi muud laeva kauguses. Aga ma näen nüüd mingit hästi kaugel mingit sfääre. No jah, seal võib mingi 4-5-6 kilomeetrit võib-olla olla, noh. Okay. Umbes kaugel. Ja praegu on hea nähtavus. Aga need on ka mitte otse, vaid natuke paremal? Või täitsa kõrval? Põhimõtteliselt peaaegu täitsa paremal. No süke 70 kuni mis iganes 110 kraadi vahemikku. Okei, nii et põhimõtteliselt me hakkame neist juba mööda sõitma. Okei, siis mulle tundub, et ma peaks sellest ikkagi sinna tähelepanu pöörama. Ja noh, kõrgel taevas hõljuvad, mitte maakohal konkreetselt. Kas ma sealt alla vaadates, hoides kõvasti kinni, näen kedagi seal teki peal? No ilmselgelt Glenn on seal. Mina olen seal. Ja sina teed seda tuulevärki. Ma arvan küll, jah. Et keegi alla ei ole läinud, eks ju. Ja siis ma hüüan, vaadake sinna poole, kas te näete seal taevas midagi veidrat? UFO. Jah, nagu mingi esialgu 2 surnud piksit oleks taevas kaugel paremal, aga jah, pika peale kes otsib kauem, kes veel kauem, aga jah, paistab olevat mingi 2 hõljuvat UFO-t päeva lõpuks, sest noh, nad on teadmata lendavad objektid. Aga noh, kauvastamata. Ma ei tea, mina näen, jah. Mina nagu näen. Ma nagu näen, jah. Ma ei saa aru, mis asjad need on. Ja, vaat see on hea küsimus. Jah. Kus kohas? Teate, mis need on või? Need on UFO-d. Need on uskumatud fantastilised objektid. Ma ütlen siit vaadates, nad ei tundu väga erilised, nad nagu täpid. Jah, selles mõttes nii, 2 täppi taevast, nii lahe, mis teeme nüüd? Ei, ma ei tea, lihtsalt Belbrix oli... Belbrix! Hoia silmad lahti, kui veel midagi näed. Okei. Jah. Ilmselt on mingid linnud või asjad, mis iganes. Pean nagu hinnata, kas need on linnud. Nagu lindudel on nagu, noh, ikkagi nad liuglevad ja... Kas on... Jah, et sa nagu seletasid, mis linnud on. Teemile lihtsalt... Suled, nokk, eks ole? Ja 4 kiltsa kaused. Mõnikord munevad, aga mitte lennu ajal. Mõnikord jälle juhtub. No sinu definitsiooni järgi läks see asi nüüd palju. Nüüd ta mõtleb, kas selle järgi on need linnud? Nii, mõnikord munevad. Ei mune praegu, jaa. Ma ütleks, et jah, kui sa nagu selle teadmisega vaatad sinna poole, siis need on küll liikuvad väga vaikselt, noh, arvatavasti ei ole täpselt nagu teie pool liikumas või siis teiega nii-öelda paralleelselt liikumas, aga nad liiguvad sujuvalt ja noh, ilma mingisuguse nii-öelda võbelused suures pildis. Ehk siis... Kas, kuna seal ei ole nagu muid asju väga, kas ma nagu Arcana checki või sinna teha või? Et kas mulle üldse nagu ei seostu mitte millegagi? Ilmselt mitte, tegelikult ma ei ole näinud midagi sihukest oma elus. Juba sain aru. Tegelikult ma ei ole kunagi sihukest asja elus näinud. Miks ma peaks teadma, mis see on? Mogul, sa näed neid täppe seal või? What's with attitude? Nagu... ta on Marko Pomerants või? Otse päiksesse. Marko. No ja... Linnud vist. Mobiiltelefon on karbis. Okei. Aga siis jätkate suunas... Eesmäe kuniks, ma eeldan siis nii-öelda Belbrix näeb, miskit tormisarnast või mingit sükest. Just. Siis ma ütleks, et noh, te sõidate süuke vähemalt pool päeva, no mingil hetkel teeb Mogol väikse peatushetke, puhkab veidikene jalga kätte ja silmi. Aga noh, suures pildis ta peatub need kohas, kus on suures ümberringi ainult liiv, mingid ükskõid suuremad kivikamakad ja muu süke, aga ei midagi põnevat. Miigo käib ka ilmsega, et kuskil kauguses keha tühendamas. Mida? Ma arvan, et tunde ma seal üleval ei ole, ma ikkagi nagu läksin sinna, ma arvan, et võib-olla mingi 15-20 mintsa, siis ma enam ei jaksa. Aga noh, sa suures pildis said sellest aru, et teekond on lihtne. Just. Sest seal ilmselt ei ole ju mingit sükest, et ronin korvi vaatan. Ei, seda mitte. Ronin korvi.
aga jah, siis kui te miskit muud ei ole, siis ma ütleksin, et kas sa käid aega tagasi üleval või? Ma ilmselt küsiksin ka sellega Mogoli käest, et kas oleks hea, kui ma seal käiksin vahepeal või on see rohkem minu enda lõbustus? Selles mõttes me liigume tagasi sinna, kust me põgenesime, kus meid selles mõttes alles eile õhtul veel taga aeti ja meid otsiti, nii et arvatavasti võib-olla ikka keegi oleks hea, et oleks silma peal, et võib-olla meil külalisi tulemas. Selge, ma teen seda. Kuulge, aga nüüd me võtsime vastu otsuse, et me läheme tagasi, see on nagu paigas, aga lihtsalt, et kui me sinna kohale jõuame, kas meil on mingisugune strateegia ka seal koha peal või laseme puusalt nagu siiamaani olema seda teinud? Mina pakuksin välja, et me ei peaks võib-olla üldse väga palju sealt sellest tormiseinast sisse poole sõitma kuidagi, kui see võimalik on. Vist jah. Poisi koju saama siis. Võib-olla kui esimene alus tuleb vastu, me saame üle anda selle poisi, oli nagu korraks üks mõte. Seoses sellega, mis oli see alus, mis oli seal külili, see oli mõtet äkki. Ma küll tahaks poisi koju viia pigem. Nagu ukseni või? Kui vaja, siis ukseni. Aga Kalev, kui tuleb vastu Akilla, kes on laevaga, et me võime Akillale üle anda selle poisi. Me võime Akillale üle anda, ma arvan, et see on ka... Sest ma nagu mõtlen selles suhtes, et ta nimi juba ei ole ära. Tähendab, nimi ei riku meest ega naist. Mis on? Akilla. Nagu Akilla. Mina mõtlen seda, et me sõidame nagu korraks tormis sisse, hoo pealt ja liiba sisse, okei, ja siis sõidame välja tagasi. Right hand man, Mr. Õrvar. No näiteks mina nii ei teeks. See mõttes, et ma ikkagi veendun, et see nooruk saab üle antud. Miigo jälgib see vestlust väga pingsalt. Kellegi nagu, Miigo, et kui minu teha on, mina hoolitsen selle eest. Ja ma arvan Kalev ka, et sa jõuad ilusti oma sinna, kus sa pead jõudma, nagu oma lähedaste juurde. Kas sa saad aru, et kui me seal kinni peame ja hakkame, ma ei tea, kätt suruma, siis keegi ütleb, oi, nii tore, et tagasi me unustame nüüd kõik ära ja mingile see laeva peale sõike, kuhu tahate, siis me oleme samas kohas tagasi nagu reaalselt. Siis me peame hakkama jälle sealt toast põgena. Või võib-olla tõmmatakse kohe pea maha, see on nagu... Kui me üldse jõuame sinna. Ja mina mõtlen seda, et kui majad juba paistavad, siis pehme liiva sisse ja küll oskab minna. Ja, aga need liivaussid seal. Nii palju, kui mulle tundub, siis need liivaussid tulevad vist ikka suure nagu müdina ja vibratsiooni peale nagu see laev. Ma ei usu, et meiesugune väike kädikupoiss suudaks. Ei, kui me oleme juba tormi sees niimoodi, et linna on näha. Või tormist väljas isegi natukene, seal linna pool. See perimeeter, mis see torm põhimõtteliselt ümberringi on, sealt, ütleme nii-öelda linna või siis laagriplatsi alguseni, sealt on mingi 400 meetrit, juba 300 meetrit mingis punktile, see on nii pikk distants, et sa lähed läbi ja näed, linn, vaid pigem linn. Miigo, kuidas sa eelistaksid koju minna? Selles mõttes ma ei tahaks tegelikult küll, et mind kellegi kätte antakse, sest kui emme saab aru, et ma läksin ära kuskile, siis mind ei lasta kuskile. Mina läheksin küll Koopa kaudu, aga te ei tea, kus on. Mis asja? Emme ei luba mul minna kaugele ära kodu. Mis kaudu sa lähed? Kus see Koopas on? Mis asja? Kas see on kuskil väljaspool seda tormi või? Jah. Ja sa oled käinud sealt või? Jah. Oskad sa sinna meid juhatada? Äkki me sõidame sealt, siis sa saad otse Koopasse? Laev ei mahu sinna Koopasse. Ei, me paneme su Koopa juures maa ja siis sa lähed Koopas kõpa koju tagasi. Jah. See on seal taga. Kus taga?
tead, kus ma lähen, on? Teisel pool. Seda kivi. No saame ringiga minna siis. Kivist ringiga. Kui tihti seal koopas käisid, oli sul koopas ohutu või? Kivist ringiga. Ja ei, seal tead väga, meil on isegi baas seal teistega. Teiste noortega? Jah. Ise ehitasite või? Ei, Ragnar aitas. Kes aitas? Ragnar. Jah. Ta elab seal koopas. Ja kes Ragnar on? Oi, ta on hästi suur. On suur, see on troll. Ei. Hiiglane. No ikka päris suur, jah. Kas umbes nii suur kui Kalev? No jaa, aga nagu suurem. Aga jaa. Turskem suke. No jaa, ta suke suur ja kivist. Tugev ja kivist. No jaa. Te peaks nägema teda. Ja ta on su sõber? Jaa, ta meid ta nagu sallib ja teisi väga, teised on kiusanud teda nii-öelda, siis ta väiksemaid meid läheb sinna nii-öelda ja mõnikord, kui ma midagi parandust teen, siis ma lähen ka sinna, et siis ootan, et läheb üle. Sest teised ei julge tulla sulle järgi. Et sa lähed tema juurde. Ei, nad ei tea, et ma olen seal. Ma ei ütle. Täitsa salada. Väga kiht. Jaa. No nagu mina siin laeval, kasalaja. See metsas, kus mina elasin seal, meil oli ka palju õnne, see oli nii tore. On see koopasi on nagu selline üsna meie jaoks selline hea lahendus. Mis asjas? See on metsast, kus mina pärit olen, see on kaugel, aga me tegime ka hästi palju õnne õdedega. Mis see on? Õnne? Metsast, aga mis metsas on? Mets? Jah. Ai, seal, kus on hästi palju puid, nii palju puid, et isegi ei näe puudest kaugemale. Ma olen näinud, jaa, neid on seal natukene edasi lapikust on ühes kohas on üle 10 puu korraga. On näinud küll. Seal lehti ei kasva küll, aga enne oli 11 vist, aga nüüd läks vähemaks üks ära puhus. Jaa. Sinna ma onni ei teeks. Kui me su koopa suu juurde maha paneme, kas sa saad sealt ilusasti koju? Jah. Tehtud. Mitte veel. Ma lähen ronin üles suhest. Aga Migo. Mineme Mogoli juurde, et nagu näita Mogolile, kus kaudu ta peaks minema. Mine kurat, Mogoli juurde. Ei, lihtsalt nagu, et Mogol. Et Migo näitab sulle, või Migo näitab sulle, me läheme nüüd selle koopasse. Ma arvan, et kõik lasta juhatab. See on ilmselt see, et hakkame sõitma ümber selle kuradi tormi, siis nagu mingil hetkel me ei viitsi mängida, mängi ise oma. Juhtub ilmselgelt see, mis on oota, ehk siis Miigol, et ongi seal Mogoli kõrval ja et näpuga näitab samale otsa lihtsalt. Väga hea, kompass omast käest võtta. Aga üles roides ma ütleks, et nüüd ütleb, kui kaugelt oleks olla näpuga õigesse kohta näidanud. Orienteerub poiss. Vaps see. Identselt sõidusuunas loomulikult näitab ta. Kui Mogol teda järgib, siis küll. Jah, Mogol ei peanud korrigeerima kordagi selle suunda. Aga üles roides ma ütleks, et sa hakkab vaikselt pimedamaks minema. Päike hakkab otse teie sõidussuunas ja põhimõtteliselt loojub. Päike läheb põhjast-lõunasse. Põhjast-lõunasse? Sihuke. Just. Sihuke. Ja ma ütleksin, et sa silmad ümberringi vaates neid sarnaseid sfääre, mitte seal, kus nad olid konkreetselt hetkel, vaid pigem nüüd täpselt peaaegu risti sinna sealt, kust tulite, sealt suunast, ehk siis täitsa selja taga ja paistavad siuksed ovaalsemad kujud olevat liikuvat. Aga natuke lähemal?
natuke lähemal, et aga mitte kilomeetri või pooleteise lähedal, aga tundub, et natuke jälgis ka, sa näed, nad liiguvad siis teie mõttes, laeva sõidusõnu mõttes vasakule. Et justkui nagu oleks kuskilt nagu läinud? Oleks sõitnud ja teie samal ajal põhimõtteliselt. Okay. Ja ma ütleks, et sa näed kuskil kauguses ka väikest sükest valgustäpikest liikumas, kuskil kaugel, mingi pisikene täpikene ees suunas, enam-vähem ees suunas. Okay. Ja tempo ja mis iganes valguskuuma järgi, ja kuna veel täitsa pimedal, aga sa saaksid aru, et tegemist on sarnase purekaga nagu teil. Kui te vaatate meie selja taha, siis need asjad, mis enne taevas olid, on nüüd meie selja taga. Ja ees on mingisugune väike piisikene täpp valgust, mis on ilmselt laev. See on see, mis mina siit praegu näen. Ja ma jaksagi enam... Ma jaksa põhimõtteliselt. Epade. Taga need asjad, mis lendasid enne või? Kas taga on need asjad, mis enne lendasid? Ja. Vaatan sinna poole. Aga nad on natuke nagu lähemal. Ja eespool on üks laev, lappaja. Tundub küll, jah. Kas me peaksime siis kuidagi valmis olema või? Kui kaugel see tundub? Selleks, et see laev võib-olla tahab. No valmis peab alati olema õigustes. Ei tundu, et see laev meie poole tuleks. No ma istun edasi. Istu, jah. Nii vapper. Karel on terve selle istunud, et rahulikult. Ma peas lihtsalt nagu... No fucking reason. Tundide pikkuna vaikus lihtsalt isasku. Nagu tükka eriti vana abielupaar, vaata, kes päev otsa 3 korda räägivad. Sööka valmis? Aga te jätkate sõitu, sa eeldan ronid alla ikkagi tagasi ja mingi aja pärast näete ka sama täpikest ta kuskile liigub sarnases suunas, kui need taga hõljuvad esemed, aga mitte oma vahel väga sõltuvalt. Eks see jaht kui selline, siis see teeb mingit oma sõitu või läheb kuskile igastahes teid märkamata, teie laeval ei ole ühtegi valgust ka peal. Keegi ei ole midagi põrana pannud, ei laeva ega laternat. Ja ainult meie säravad silmad. Peate kassid. Ja ma ütleks, et siuke üsna pimeda hakul põhimõtteliselt isegi hetkes, kus kuu hakkab vaikselt ka paistma. Te oskate näha nii-öelda distantsis või kauguses mingisugust udukogu kaugemal, mis paistab vähemalt olevat aktiivne liivatorm. Kas muidu on nagu üldiselt on juba pime või? Jah. Kui sest ta on juba rända? Ei otsa. Märt, nüüd sa võid ära kasutada seda. Et on pime ja keegi näe. What is going on? Seda võimu, mis su käes enne oli. Siin kus on Lasta alla. Vahetada muusikat või? Ei. Öömuusika. Täiega tuli. Mu Magical aitab. Ma ei mäleta, mis oleks andnud. Võid võtta enda kätte? Ma tea. Sina katsud viimati. Sina hakkad tegema seda. DJ Koik. Ma olen terve päeva istun ühe koha peal. Mõtlen, ma lähen vist... Ma lähen tee midagi kasulikku. Puhastame su male ära? Ei, mitte seda. Üks asi, mis selle malega on see, et kui sellega midagi on tehtud, seda ei tohi nagu, puhastada. See male komplekt kogub mälestusi. Iga asi, mis seal on juhtunud, siis see peab jääma sinna. Lihtsalt siiamaani on seda üli hästi hoitud, lihtsalt enda viga, et olin hooletu. Miks ta siin niimoodi jääma peab? Kuidas? Miks ta niimoodi jääma peab? See on lihtsalt niimoodi olnud, et kui ma selle edasi pärandan, siis kes selle endale saab, ta näeb, et seda on varem kasutatud ja sellega käib lugu kaasas.
et ühesõnaga, kui ma võtan need värvilised kõik magnetid ühte värvi, siis see on nii tore mälestus juba hea malet mängida. No, asi on nüüd selles, et see on nagu pahatahtlik või nagu, aga jah. No siis on pahatahtlik mälestus. Aga ei, see mõttes võib olla ka see, et sa tahadki nagu seda teha ja noh, jah. Aga kas sa ei tahaks teha nagu mälestuseks seda, et sa nagu teed puhtaks nad? See on täpselt nagu su kordi klooster. Lihtsalt konkreetselt. Mõtle 2 sammu juurde. Kalev, ma ütlen sulle, nagu mõnikord sa üllatad mind oma lihtsate lahendustega. Ma räägin, inimeste ajud ikkagi nuputavad selliseid asju välja. Inimesed elavad nii pikalt kui meie, vaata. Seda küll, jah. Meil ongi vaja rohkem ajuvõimu, et kiiresti ära mõelda need asjad. Me saame nagu tõesti kogeda rohkem teadmisi. Ja mitte olla nii nagu, jah. Ja lihtsalt lahendused see ei ole, sa pead mõtlema nagu pikalt. Absoluutselt, mul ema rääkis kogu aeg, et pikalt peab mõtlema. Mu ema oli ka väga pikalt, on. Oli, jah? Ta meeldiks mulle. Ei, ma usun küll, ta oli väga, on endiselt väga külalislahke ja sõbralik. Ma ei kaatse nende ema. Mina ka. Oi, kas sul kõht on täis? Tahad süüa midagi? Miigu, sa terve päev... Ei, ma sõin juba. Kätt üleval hoidnud, kas sa tahad süüa? Ei, ma vahepeal vahetasin kätt ka. See on äkki sind ja ta on hoidnud 40 aastat. Tüübil ongi, vaata, sõidab piisavalt edasi nagu mingi quest marker lihtsalt. See nool vaata mängud, vaata. Kas sa oled pahane või? Mina? Miks? Male pärast. Ei, Miigo, nagu sa oled nüüd osa sellest pärandist. Sa on mulle selle või? Ei, ma ei päranda seda sulle, sa saad osa sellest loost. Nagu ma ütlen seda, ma olen esimene selle draakoni male omanik, kes on selle, seda ei ole sulle isegi pärandatud, sa lihtsalt ostsid selle, mõtlesid. Ei, see on mulle pärandatud, lihtsalt ma olen esimene selle omanik, kes on viinud selle meie kodukülast väljapoole. See on alati olnud meil elutoas, laua peal, algul pärandati isa pärandas siin ühtede pühade ja siis mu vanemale vennale, siis vanem vend enam ei mänginud selle, kes ta pärandas selle edasi ja praegu minu käes, et mingi hetk ma pärandan meie kõige nooremale õele ja siis ta pärandab selle võib-olla edasi, võib-olla pärandab tagasi, see pärandab tagasi. See on mul alati nagu tekitanud küsimusi, et mis vahe on kinkimisel ja pärandamisel? Sest kui niimoodi... Kui sa amadest küsid, mitte sittegi. On küll suur vahe. Nii. Kui sa kingi tagastad, see on ülimalt ebaviisakas. Sellepärast me pärandame mõningaid asju, mida me ei taha endale alles jätta ja siis me nagu pärandad selle ära ja siis on nagu pärandad tagasi. Siis ei oleks targem, kui sa tahad vältida ebamugavaid olukordi, siis sa lihtsalt pärandad kogu aeg inimestele, et kui nad selle sulle tagasi annavad, siis sa ei saa solvunud olla. Ja, sellepärast me kääbikud pärandame, et vältida sotsiaalselt ebamugavaid situatsioone. Ma loodan, et ma olen ühel päeval sama tark kui sina. Jah. Väga. Kõige hullem on see, kui keegi pärandab sulle midagi jama ja ta sureb ära, sa ei saa tagasi talle pärandada seda. See on nagu üks halvimad asju, mis päranduse puhul saab juhtuda. Igatahes, mul tunne, et see torm hakkab juba päris lähedale jõudma. Seal. Nüüd näitab sinna õpi. Ja kui sa soovid, et sa saad selle endale päriseks, siis sa võid öelda, et tead, ära päranda, ma soovin, et sa kingiks selle mulle. Kingi see mulle, jah. Ja ei, kindlasti mitte, see on... Kas see kuradi kapten meil korrigeeris suunda ka? Jah, ta pööras juurde. No võt siis, kuradi, jah. Hea lause. Ma võin vahetada. Mille vastu? I'm listen. No... Pärandivahetus. Mis sulle meeldiks? No mis sul on? Tööenda oma tasku ja täita, mis sul on? Ei, mul ei ole kaasas midagi. No aga loetle mingi 3 asja, mis sul on? No mul on teised püksid, aga neid ma enna. Olgu. See on üks. Jah, see on üks. Siis mul on ema, aga ma teda ka ei... Ja inimesi ei saa pärandada. Käivikuid samamoodi. Kui olendil on vaba tahe, siis ei saa pärandada. Üks asi, mida ma mõtlesin, et võiks pärandada on käebikud. Tähendab, see on nüüd, sa ilmselt ei teadnud seda, aga see ei ole väga viisakas. Aga see me oleme nende kultuuridega natuke vastuolus. Käebikuid ei tohi pärandada. Elus olendeid omandatakse. Sellepärast, et ei tohi tõesti.
Kuigi hea meelega ühe pärandaks. Siis saab Miigost niimoodi rääkida. Siis mul on no midagi nii ägedat pole, nagu su male on, aga kas sulle kristallid meeldivad? Nagu, jah, muidugi. See on see kristallipuru, et me peame tegelikult proovime seda ka, et me põgeneme uuesti ära, siis vaatame, kuidas plott meid tagasi toob uuesti. Kui palju need lapsi meil laevas on. Äkki korbude kodust. 20 sessi pärast on kuskil leiad mingi kotikese kuskilt. Käime edasi, tagasi. Võtke. Ma prüntisin. Ei, mul ei ole otseselt, aga Ragnaril on ja ma mängiks temaga malet. Võtaks 2 peale pärandaks talle ka. No sellisel juhul siis ma juba kingiks selle sulle, sest arvatavasti kunagi ei kohtu ja siis see pärandamine ma võin võtta siis sa saad siis juba me saame teha lepinguid ja see kuulub sulle. Aga siin on ainult üks probleem. Kas sa oskad seda mängida? Sest et kui sina ei oska mängida, siis ei oska sa seda ka enda sõbrale. Oskan väga hästi mängida. See on väga keeruline legaalne protseduur on kinkimine. Ja siis selle asemel sa saad seda kõike vältida, kui sa selle talle fucking pärandad. Aga ma tahan, et see tähendaks midagi, siis ma kingin. See tähendabki, kurat. Miks me karjume? Sellepärast... Kalev ei saa viisakus normidest aru. Elementaarne viisakus, Kalev. Ma ei tea, kuidas sina teistele head meelt tegid? Oleneb, kellest me räägime. No naaberküla naistele. Jah, aga ei. Üldiselt väga nagu ei... Mis siis? Ei, ma mõtlen nagu... Kuidas ma head meelt teen? Ma ei tea, päästan tavaliselt kellegi ära, keegi on karulõugude vahel, silmade vahele. Mitte karulu muidugi, aga selles mõttes, et ma ei saa aru. Lihtsalt päranda siis talle, ei ole vaja kinkida. Mis hakkad, kui sul on paberipliias, hakkad tegema siin mingeid lepinguid või? No, viisakas oleks, aga tead, olgu, Miigo, kuna Kalev on nagu, ma ei tea, kui meil kiiret on, ma pärandan selle sulle. Aga miks sa ei kingi? Siis ma pean need paberid täitma ju. Lihtsalt, et vältida bürokraatiat, ma ei kingi seda sulle, ma lihtsalt pärandan selle sulle. Kuigi alguses tahtis seda sulle kinkida ja just nimelt tahtis bürokraatiat teha. Aga tõde on ajutil. Kalev, kas sa kuulad ennast? Sina just olid, et ära kingi seda talle, ma võtsin sinu nõu kuulda. Kes see? Jah, tõesti. Ma nõustun, sa muutsid mu meelt. Oota, aga mis paberitöö selle kinkimisega siis tavapärast käib? Ei, lihtsalt ta pead kirjutama kaardi, et palun, siin on su kingitus. Bürokraatia. No paber on vahel ikkagi. Paberimajandus tuleb, Ega seda kaunistama ja kleepima ja tegema ilusaks. Mida sa sinna kleebid? Liiva või? Ei, tegelikult ideaalis sa oled metsa, korjad lilli, kuivatad neid paar kuud, siis sa saad selle sinna teha ilusa kaardi. No praegusel olukorras ega ma teeksin niisuguse lihtsamast, võib-olla ilusa kalligraafiaga kirjutaks kallis Miigo, oled olnud tores eltsiline. Las see draakoni male jäägu meenutama meie ühiseid seikluseid. Kuule, aga selle asemel, et siin istuda ja pihku nühkida, siis võib-olla sa lähed ja teed ära selle. Kale, kas otsustad ära, kas sa tahad legaalset nagu tead, pluss ma sain kuni tint on otsas. See kogu see tint, mida ma võin kasutada, on nende... Ehk siis sa poleks alguses peale saanud kinkida, selge, tore. Ma avastasin praegu selle. Mul läks meelest ära, mul oli nupp kogu aeg käes. Ma amal, et seal on see nupp käes, siis ta vaatab seda, üle neid tindist nuppu, et jah, siin on see tint, mis mul enne oli. Aga kui sa selle sama nupuga proovid? Ja ma arvan, me võiks ikkagi tänase päeva jooksul ära otsustada ja selle lepingu ära teha, kui võimalik. Siis võib-olla see annab lisatähendust. Kui kellelgi on kirjapulka mul anda, siis ma saan ju ikkagi ära teha selle. Mul olid kõik asjad sinna portaalist. Mul päris kirjapulka ei ole, aga ma võtan ühe siis selle, millised need välja näevad siis. Mul on 4 sticks of incense. Ma saan aru, et see on nagu viiruk, eks ole, aga kas ta näeb nagu ühest otsast süke peenike pulk välja ja teisest otsast ja siis on see... Nagu viiruk ikka või? Jah, nagu viiruk ikka või? Ma arvan, nagu viiruk ikka. Aga sa võid selle võtta. Kui sa saad seda kasta kuidagi tindi sisse. Aga probleem... Tinti ei olnud. Sule peal olemas, tinti pole. Aga aitäh viiruk. Sa küsisid, et kui kellelgi on pliiatsit anda mulle.
jah, kas ma saan sellega kirjutada? Mul on tinti vaja ju. Pliiatsiga saaks niisama. Aga sul täiesti otsast tinti? No jaa, see, Migo kaunistas need nupud ära sellega. Ja ta joonistas sellele tüübile näo sellega ja ta igast kunsti tegi. Soe sitt raisk. Ta oli nii üllatunud pärast. Ta oli siiamaani, ma arvan, elu lõpuni üllatunud. Aga tead, Migo, ära sa üldse muretse. Kingitus ja pärandus, saad selle endale, kui aeg käes on. Praegu näita käega, kuhu suunas me minema peame. Jah, juba natuke lasid selle käe alla. Ma ei... Kes see bürokraatia on? Ta on üks... Kas ta oli ka karulõugade vahel või? Ei olnud. Meile meeldib, meie kultuuris on sellisel kirjatööl suur väärtus, suur au. Eriti minu perekonnas. See on väga fascineeriv. Kas me... Näed sa praegu veel, kuhu me peame minema? Oskad sa osutada sõrmega? Ja. No, teisel pool on tegelikult see. Okei. Vist. No siis lähme sinna teisele poole. Kui kaugel ta on sellest tormist? Kas seda on näha, kui sa koopast välja tuled? Tormi või? Jah. Ja see ei ole väga kaugel, see on väljas. Ja me ei tohi väljas käia tegelikult, aga sealt me saame välja minna. Ja ma lihtsalt mõtlen, et kas me tunneme selle kuidagi millegi järgi ära, selle koopa, et kas... Ma ei usu. Aga sina tunned? Jaa. Isegi nii pimedas nagu praegu? Ma vaatan hästi kõvasti. Hästi kõvasti, no selge. Vaata kõvasti siis. See on väga tähtis, et sa kõvasti vaataksid, eks ole? Ma näen niimoodi kehvem kui niimoodi. Oot, kuidas elu õpetab kohe? See on vist bürokraatia. Aga näppuga seal nii suunab ja laia kaarega teete vaikselt ringi selle tormi ümber. Aga selles suhtes, sorry, kiiresti küsin, et kui me enne nagu ära sõitsime sealt tormist, siis seal olid ikkagi ümberringi mingisugused iga laevu ja asju, me nägime mingid tulekesed ja mingid värgid ja... Te nägite vist tol hetkel mingi 3-4 nii-öelda patrulla tegemas enam-vähem. Ja praegu ei ole nagu... Väljaspool ei paista ühtegi olevat. Ja siis on torm. Okei, jaa. Kas meil endal mõni latern põleb ka? Mitte ükski. Ja ümberringi ei ole näha mingisuguseid tulukesi kuskil? On üks perception. Klokk. 7. Suurt ei midagi. Paar tähte taevas ja võib-olla korraks jääb mulje, et sealt seespoolt paistab mõni valgus, aga samas võib-olla ka mitte. Aga jah, teie teete üsna ettevaatlikku sealt ringi. Kui lähedal me sellele tormile oleme? No, 7-8 meetrit. Okei. Ja Mogol võtab tempot, on võtnud maha ka rohkem, alla poole on see nii-öelda maksimaalkiirusest praegu sõidab ja drive-by kiirus. Just. Ja kõik väriseb ka nagu sellest lähtuvalt ka korralikult, et on tunded siuke libeminek ole, aga võrdlemisi vaikne. Ja mõnda aega sõjate, kuniks üks hetk Migo oled hõitskab seal, viietas mingisuguse liivast välja turitava pikliku kivi peale, mis ei ole paksem või jämedam kui 2-3 meetrit võib-olla parimal juhul. Ja Mago vaatab teie poole. Ja suunab laeva sinna suundigastes. Ja see on linnast eemale ja linnast eemale ning jõuab lähemale, tõmbab veits kiirust, purjed natuke alla uuesti ja tempo aegustub, tundub need kivi, mis turitab välja. Ei mingit sissepääsu või mis iganes muud avast. Kindel, et see kohta? Ja. Kus siit? Ma ütlesin, et te ei oska vaata. Ei, me peame seisma jääma. Okei. No siis jääme seisma.
uuesti liiva eesse paika ja hüppab see miigo maha ja ronib selle läbi liiva selle kivi juurde. Nii. Te ei tule või? Olete paadi peal või? Ei, me läheme kaasa. Mina lähen kaasa. Ma olen ka. Ära malet unusta. Ma hüppan maha ja ma jalutan rahulikult nagu teile järgi, siis et ilmselt jään maha sellest seltskonnast, aga liigun sinna sulle. Ma olen sinuga koos. Mul on see asi selles ja ma olen nende kõrbriiats. Pelbriks, ma mõtlesin, et ma olen üksi. Jään laeva peal. Okei, sina, Vogol ja Branor, kui ma loeb ette. Aga jah, see saab kivi juures ootab teid korra järgi ja siis koputab seda mitte mingi rütmiga, see sama kivi lihtsalt taab seal. Täik vaikus, mitte midagi ei juhtu, mitte midagi ei liigu, mitte keegi ei tee ust lahti. Taab uuesti seal seda kivi. Ja mõnikord ei kuule. Ragnar siis? Peksab seal veel paar kord seda kivi. Ilmselt jõuame ka siis järgi Pelbriksiga. Näete, kus üks laps peksab kivi ja kaks tüüpi vaatavad. Nagu, kui ta seda kivi lööb, siis lihtsalt kõlab lihtsalt nagu käsile vastu kivi. See ei ole mingit kõmu. Ei, mitte midagi. Põhimõtteliselt jah, sinna kanti. Miigo, kas see avaneb mingi maagiaga või kuidas see nagu, kas see nagu... Oled sa kindel, et oleme üldse õiges kohas? Ja. Ma olen siin varem käinud ka. Ma enamest tulen muidugi teeb poolt, sees poolt, aga... Amadeus oma toikaga siis teeb lööb mingi 3 korda vastu seda kivi. Lööd ka, sa ei tunne jah, et mingit sisemist kõminat oleks. Selline täik vaikus tundub olevat iga pool ümber ringi. Ja stopid. Ja üks hetk kuulete, kuidas vaikselt tiiv justkui hakkab sahisema selle teie ümber ole maapinna kohal seesama kivi ümber ka põhimõtteliselt. Äkkas teile? Ma ütlen, ta on hästi aeg. Kui Ragnar küsib, siis te olete uued sõbrad. Aga mitte vanad. Talle ei meeldi vanad. Ja ärge küsige, ärge küsige, miks ta nii aeglan on. Ja mitte keegi ei varasta tema kive. Kas ta räägib selles keeles, mis meie praegu? Jaa, ta on õppinud selle ära. Ta ei räägi kiiresti, aga enamasti mul kiiret ka ei ole, kui ta räägib. Ta enamasti muidugi räägib kividega. Aga ei tohi katsuda tema kive, kui ta just ei luba. Hästi oluline. Kes ta on süka? No ta on nagu Ragnar, Jah, kui see Ragnarit ei tea. Kui see midagi ei ütle, siis pole üldse mõtet kirjeldada. Jah, just. Kõik teavad Ragnar. Küll sa näed ja see kivi jakselt hakkab... Kalev, kas me läheme linna tagasi täitsa? Jah. Või ta saab äkki siit või kuidas on mõte? Sest mul lihtsalt asjad jäid ka linna, võib-olla kui me läheme linna, siis ma võtaks need asjad ka ära. Aga kui ei lähe, siis on jumal fine, ma hea meelega ei läheks ka. Kus sa jätsid nad? Äkki Miigo tuleb ära nüüd sulle? Kirjeldan seda kohta. Saadame väikse lopsi Fentalt ära tooma. Ei, siiamaani teeme kuradi pulber, see oli, mille see kuradi välja printis. Oota, sa praegu kirjeldama seda kongi, eks ole? Minu meelest ma mingises võssis hoidsin enda asju ikkagi, sest ma ei leidnud veel päris seda kohta, mida nagu või ma... Kas said seda oma asjad oma kongi? Minust said kongi, said kongi, mina ei olgi kongi. Mitte kongis, aga sul on tuba. Sa said selle toa, mis oli kongi tiivas põhimõtteliselt. Tõsi. Lõpuks tunnistab, et see on kong. Õigus, jah, mul, sorry, aju vaheaeg.
jah, see oli elamisasutus. Ja meie asjad on seal õues, eks ole, kui on. Ja kus Branor on üldse? All põhimõtteliselt teki all. Mitte teki all. Ta täitsa vaibib oma asja, ta ei sekku TV-vestustesse. Täitsa oma thing. Noh, ilmselgelt nüüd siis Tormusega on paadis. Ta ei ole ka seda kommenteerinud, et me tagasi läksime. Ei, mitte mingist protesti. Volger tõmbab selle 2 NPC peal piiri nagu. 3 on palju juba. 2 sticks of ram, 2 people. Nüüd jätsime Mogoli maha, saan Ragnar ette võtta. Opus 2. Never more, never less. Aga see kivi langib alla, sa seletad selle kongi kohta ja tegelikult lapsi ei lubata sinna kongide juurde. Aga me oleme käinud ikka. Ja me oleme seal all ka käinud seal, kus nad kaevandavad. Ma isegi ei üllatunud sellest. Mis nad kaevandavad seal? No seda kivi. Seda, mida nad müüvad ja mis raha teeb. Aga seal on need olevused ka ja siis ei tohi minna. Ma just mõtlen, et kes ostab seda kivi? Mina ei tea. Mulle ei öelda. Ma usun. Jah, et sa ei tea. Ei olegi hullu. Ma usun, et sa ei tea. Võib-olla see on äkki... Sest ma mõtlen, et kui me enne seal linnas olime, siis ei olnud küll nagu mingisugust ilget arkaniidikivi businessit kuskilt näha või et kuhu nad müüvad selles? Kellele nad müüvad? Püramidskeemi oma vahel müüvad. Toode mul on. Oite. Ma maksan sul arkaniidis. Tormo sõikab sealt laeva pealt. Mis passite seal? Kivi vaikselt. Ja kui ma aru saan, siis me saadame poisi su asjad järgi ja... Ei, ma taaskord, ma ei ole üldse kindel, et me peaksime sinna minema. On lihtsalt, et kui me peaksime sinna minema, siis ma hea meelega võtaks. No, mina vähemalt saadaks poisi nii kaugele, kuni tal on kontakt kellegagi, et kus tal on turvaline edasi minna. Ma jääd edasi uksest lihtsalt sisse ei lase või mis iganes asi. Ragnari kätte näeks ta. Aga kui ta ütleb, et tema saab Ragnariga väga hästi läbi ja ta on siit pidevalt käinud, aga uutega ta ei saa väga hästi läbi. Me oleme uued sõbrad ja me ei muutuda kive. Võib juhtuda. Pane korra kinni kõrvad. Ole hea. Lihtsalt võib juhtuda seda, et võib-olla meeldi tema sõbrale ja siis läheb asi untsule, sest tal ei ole enam sõpra. No vaevalt, et see oleme uued sõbrad. Ragnar tundub mõistlik mulle. Ragnar on hästi mõistlik. Jah, räägib kividega ja puha. Ja, aga see niikuinii kive ei katsu on hästi. Ja mingid suvalised kivid mind üldse ei huvita. Aga ma ei kuulnud ka tegelikult. Migo, see on normaalne. Ühegi mehel ei meeldi, kui ta kive katsutakse. See on täiesti... selles mõttes. Mul on minu kividest sutsuva. Sõltub, kui mis on mingi vääriskivid, siis jah. Ma ei saa aru. Kalev iga kord sisemiselt sureb, kui Amadeusel kaasa räägib. Kui vaatab kaamerasse sel hetkel me kuhugi. Aga te näete see, kus see põhimõtteliselt kivi teie enda ees hakkab maa sisse pole vajume, näete ka seal. Küll liiv voolab eedikan järgi ümberringi, aga tundub mingisugune tee, mis läheb maa alla või põhimõtteliselt nagu nii-öelda ülatal tunnel, mis tekib sinna ja näete ka väiksed sellised väga teravad ja kitsad need trepiastmed, mis mööda nagu külge lähevad maa alla. Paistab nagu midagi oleks pildikud selle kivi surunud seina seest välja põhimõtteliselt. Et on mitte ehitatud kivid või mitte ehitatud trepid. No, ma ei tea. Ja, lähme. Sa kõnnid hästi valjud, ära nii valjud kõnni. Teil on hästi. Mul on hästi ka. Okay. Ma ei ole kunagi Ragnari nagu uusi sõpru tutvustada, sest tegelikult ega meil väga palju uusi lapsi ei tule ka juurde sinna küll, et selles mõttes ma ei tea, kuidas ta käitub ja me ei saa onni tagasi minna, kui Ragnar ei luba meid sinna, siis ma ei taha, et mu asjad kaduma läheksid.
sa tahad, et me tuleme kaasa ikka? Jah. No siis lähme. Aga patatab ees vaikselt alla. Ma siis üritan vaiksemalt käia ka. Kas me peaks Tormu sellega ütlema, et me lähme? Ta näeb. Ta oleks võinud ammu alla tulla, mis aga ma saan aru, et tal on mingi asi pooleli. Ranor nad on läinud. Lööb tiivad laiali. Ta on isegi läinud ära. Virvendab pildis. Siin või? Ja, see frame rate mingi asi või siis see valguse vilkumine, mis taustal on. Aga see selleks? Noh, see on efekt. Ma ei tea, mingi tausta vahetada või mis iga. Ja kes pani siukse? Mina, palun. Noh, aga... Siukse ja siis ma fiksin selle. Let's do it, muidugi. Lähme alla auku. Love holes. Love holes. Mysterious holes with stone people in them. No mina vahepeal olen, ma seal peisin pool närviliselt laeva peal ringi, vahin kogu aeg, kas kuskilt midagi nüüd ilmub. Perception. 9. Seems good. Ja noh, ja siis kui ei ole, siis ma mingi seal vaatan, kõik kaovad sinna kuskile maa all ära. Ma hingan välja seal sügavalt. Vaatan Mogoli suunas. Mis see teeb? Istub, puhkab jalga põhimõtteliselt nurgas mingi kapuuts pea nii-öelda ees. Vist üritab tukkuda hetke. Okei, ja see Brannar on all? All lihtsalt. Okay. Eks ta mingit poetab pea välja küll, aga... Ainult. Kui ta saab pead välja poetab, siis... Tule üles peremees, mis sa seal kükitad üksi all? Jah, loomulikult. Mis siis plaan? Nagu näha tagasi? Ma nüüd loodan, et nad tulevad sealt august võimalikult kiiresti välja, et ma saaks ära minna, sellepärast, et ma ei tea, minul igatahes ei ole plaani kuskil uuesti kinni minna. Ja ei see... Vaevalt nii hästi lõppeb see kord, kui eelmine. Aga noh, mingi poiss on vaja ära viia, siin on vaja ära viia, aga mis seal ikka. Ja miks sa siia jäid? Ma ei viitsi. Ma ei jaksa, see ongi see, et kui on vaja kiiresti minna, siis on vaja kiiresti minna. Eelmine kord tegelikult oli hea, et Bellbricks oli väljas. Ja kui nad nüüd kõik kambakesti sinna auku läksid ja nad sealt mingi aja jooksul välja ei tule, siis pean mina sellega tegelema hakkama. Aga parem mina kui mitte kedagi, nii et vaevalt, et sina oleks midagi ette võtnud. Ja selles mõttes see ei ole absoluutselt midagi, ei paneks pahaks, sest see ei olegi sinu võitlus keskmiselt nii-öelda. Aga... eks mul väikene, võib-olla siuke võlg ikka teie ees on, nii et jääb teile vaid üle küsida. No, loodame, et ei pea küsima. Kas sa nagu, ma saan aru, et sa ei ole ka siit. Ehk siis, kas sul on mingisugune plaan ühel hetkel koju tagasi minna? Kunagi ikka käib läbi, aga suures pildis ma praegu vaatan, kus teie mind veate nii-öelda. Kiiret ei ole. Aga kui sa tahaks minna, siis sa saaks? Noh, eks tuleb leida üks kapten arvatavasti, kes mind sinna viiks kindlasti ja see ei ole kaugel siit samast lõuna poole. Sa olid ju kuskil. Aga sa mõtled seda teist maailma? Yeah. No, seal ma olen vaid läbiastujad. Me siiski me oleme siit pärit. Lõuna poolt, aga siit pärit. Okay. Läbiastujad.
aga kui sa tahaks minna sinna, nii. Siis sa saad seda igal hetkel teha. Või tuleb leida ka kapten, kes sind... Ei, see on siiski meis endas, et see on vaid otsuse ja uskumise küsimus. Oot, mis asja? Ühesõnaga, sa tahad öelda, et kui ma nagu otsustan, et ma tahan minna nüüd kuskile mujale ja usun piisavalt tugevasti sellesse, siis nagu ma olen kuskil mujal. No, vähemalt selle maailma ja varjulange vahel jah ja ei. Jah, ma olen üsna kindel, et ei. Sa ütled, et sa ma ei kujuta, et ma olen päris kindel, et sa ei mõista, mis see konkreetne uskumine tähendakski. Ei mõista. Ma usun igasuguseid asju ja minu silmad on ka igasuguseid asju näinud, mida ma varem enda arvast üldse ei uskunudki, aga see tundub natukene kuidagi nagu võimatu olevat, et ma nüüd lihtsalt hästi palju hullult, ei, tegelikult samas, ma ei tea, Amadeusiga oli ka mingi aeg tagasi mingisugune jama, et keegi võttis üle nagu lihtsalt. Tema lihtsalt mingi mediteeris ja tegi oma mingeid praktikaid. See oli jah muret tekitav killuke, mis ta ütles. Aga selles vaata, viitab sellele reelingule nii-öelda siis jahi ääres puidust lööb käega. See on siis olemas, eks ole. Käsi ei saa läbi minna. Proovi. Nüüd kujuta ette, et sa usud, et seda pole siin. Mitte ei usu, vaid ma kardan, et sinu puhul ühest elujast ei piisa isegi võib-olla selleks nägemiseks, aga meie usume sellisel määral, et seda ei ole. Ja siis seda pole. Ja seda ei ole siis ainult sinu jaoks või nagu kõigi teiste jaoks? Ei, vaid meie enda jaoks. Ma ei saa sulle peale suruda midagi, mida ma enda jaoks usun. Preach it, preach. Social justice. Oh my God. Finalist. Pole üldse niimoodi mõeldud. Sina teed nii vauk. Ma ei ole kindel, et mul on neid sõnu või... See ei ole ju kuskilt otsast nagu... Mis? Loogiline? Ei, ma ei aja maailmas loogikat, aga seda ei... See on esimene asi, mis sul ette jääks, jah. Jah, ei, aga nagu... Kuidas nagu saab ühe jaoks... Holy fuck, on nii kajutine tõdene. No, selles mõttes see ongi see, mis pärast ma Amadeusiga tundsingi seda äratundmist küll väga värastunud viisil. See, mida tema... või mis talle on pähe topitud, see on vaid kaja sellest, mis me oleme. Seal on midagi, jah, aga seal on ka mingid kohutavad võlad ja mis iganes muud süsteemid. Meil on muidugi, see on püramiidskeem nagu puhtalt, mis tal nagu seal on. Aga lihtsalt, et seal nagu päriselt on ka mingisugune ikkagi killukene taga, mis on... No, nende puhul vist küll väga väike killukene. Aga jaa. See, mis selle ülevõtmisega toimus, mul põrna aimugi ja see võib midagi hoopis muud olla. Aga... No kuidas sina nagu kuidas sa õppisid seda või kuidas sa nagu jõudsid selle eluni või... See on meie rahvas lihtsalt. Me kasvame üles selle kasvatuse all, noh, paljud meist valivad loomulikult, kas nad jätkavad treeninguid mingist punktist edasi või mitte. Rumalamad või vapramad jätkavad, mõned läbivad ja mis siis?
kui sa oledki läbinud, siis sul on lihtsalt kontroll selle üle, selle füüsilise maailma ümber. Aga ainult sinu enda jaoks? No kelle teise jaoks on vaja. Aga mis selle nagu... Funktsioon? Jah. Ma saan aru, et see võib olla mingi selline spirituaalne asi või et sa saad oma sisemist kuidagi maailma mõjutada sellega, aga nagu... Aga ongi see, et kui sellel ei ole mingisugust nagu mõju teistele ja see on ainult sulle, siis sa ei näiteks, ma ei tea, neutraliseeri ära sellega mingisuguseid ohte või sa ei... Ma ei tea, kui vibunool lendab sinu suunas ja sa usud hästi tugevalt, et see nool ei lenda sinu suunas. Sa hakkad juba nägema neid võimalusi. Kuigi ma ütlen, see võib-olla on veidikene keerukam loomulikult. Väga raske on mõnikord sükust asja uskuda. Jaa, aga samas, kui sina usud, et seda noolt nüüd ei ole ja sa ei saa noolega pihta ja sinuga ei juhtu mitte midagi. Aga samas, kui teiste jaoks see reaalsus ei muutu, siis kas see, kes noolt lasi, näeb siiski, et sa said selle noolega pihta? Ei, see läheb läbi lihtsalt. See tormus, kui ma olen võrdlemisi kindel, et see umbes niimoodi ongi, kui mul ei oleks neid külastusi veel järel, vaid 2 käe näppudel loetav arv kordi. Ma näitaks sulle puhtalt, mis iganes. See on, loomulikult ma üritaksin avatõusi õpetada, aga noh. Et iga kord, kui sina seda nii-öelda praktiseerid ja usud, et ma ei tea, seda laeva ei ole su jalgi all, siis sina sisened sellega sinna varjumaailma. Just. Ja see saab sinu nii-öelda reaalsuseks siis. Küll korraks, loomulikult need ei ole pikad visiidid, aga samamoodi nagu see on külastus, on see tegelikult ka mürk, mis lõpuks kõik meie rahva tapab. Okay. Ma järgmise küsimusega pööraks selle vestluse täiesti ümber, nii et teeme vahepeal seda. Okay. Aga jätta meelde. Put a pin in it. On me kõndinud olema. Tegelikult paar hetke. Ma leidsin legaalse selle võimaluse, kuidas seda teha kõige lihtsamalt. Sest et tegelikult, ma saan pärandada ainult perekonnasiseselt, ma ei saa niimoodi suvaliselt selle pärandada. Ma saan kinkida kõigile selles mõttes. Aga kui ma lihtsalt annaks selle talle, mis on küll pretsedent, nagu see on ju, seda me ei tee tavaliselt. Aga see, aga... Kolmas suund. Amadeus, ma arvan, et sa pead talle selle... Kas mul on köit ka? Mul on... Tüüp on mingi notar lihtsalt. Siis ma annan, aga selles mõttes on nagu... Ma ei hängu. Ma annan, aga see halb on nagu perekonna ees. Aga tegelikult... Aga sa ei ole ju perekonna ees. Ei, mingil hetkel ma olen perekonna ees. Aga lihtsalt mõte on selles, et väga olulistel hetkedel on andmine tulnud ette. Ja sulle jääb ju alati ka andmisrõum. Ja, see on küll, jah. Pikk see trepp on? Mitte nii pikk, aga... Meil on eraldi kord aastas on selline püha nagu andmispüha, kus on üks vanem kääbik riietub üheks nagu haljaks või pühakuks ja siis ta käib ja annab kõigile öö läbi. Mis toimub? Kui ta oled olnud aasta läbi ja laps annab sulle. Ja kui te kõik vaatad, mõtlete, miks me oleme siin vahetanud platvormi, millel te näete videosid, siis ostke ka OnlyFansist meie järgmine video. 29 osa. Kvest on Rumblis. Meil tuleb topless mäng. Aga go for it. Mida see... Kui tuled sulle vanem esinema, siis ta annab sulle. Mis ta annab sulle? No, mis ta sealt andmiskotist võtab. Vandamikott. Siis ei pea paberit täita. Tavaliselt on mis asi? No, näiteks maiustused, mingid mänguasjad. Ilutulestikku kindlasti. No see alajärjestel ei anta. Kui sa oled alla 50, sa ei saa seda. Pauku saavad ainult täisjärjesed. Ei, nad täiskasvanud on täitsa eraldi programm. Kui lastel. Tule, sest walked into it. Nii.
kui ma kõnnin, siis see on kõik väga huvitav, aga ma poole kõrvaga. 15 aastat räägivad intricate details about my culture. Aga ühe kõrvaga ma ikkagi nagu üritan kuulata, et kas ma suudaksin, et kas seal on keegi või et no millal see kivi justkui nagu kuskil liigutab või pärk või umbes niimoodi, et ma olen nagu ma nagu justkui enda meelest, et okei, siin varsti peab olema keegi just nagu. Anname üks perception disadvantage'iga. No ikka. Siis siin käib mingi Elvish cultural appropriation, aga okei. Ja kokku on see 4. Ma kuulen väga hea meelega seda kõike, mis siin räägitakse. Raske on kuulda mujale. Aga jah, see teekond tundub, et on tunduvalt pikem, kui ta esialgu paistis. Mahtus väga palju juttu vahele. Aga jah, põhimõtteliselt jah, käite ringiratast semi-suga keertrepp maa sisemusse ja algupärast tegemist oli väga maalähedase koopaga, aga apparently lähen sügavale, ehk siis jah, süke minut aega jõuate kõndida seal nii-öelda ettevaatlikult mööda neid välja surutud treppe. Okay. Ja lõpuks näete ka, et altpoolt paistab sükest sinakas valguskuma justkui kuskilt nurga tagant tulemas, ehk siis näete, need sammud lõppevad mingis hetkes kivise maapinnaga ja Miigalt peab sealt viimase sammu pealt ka alla ja vaatab mingis suunas põhimõtteliselt, kus poolt seda valgust nii-öelda tuleb ka midagi, kes maa alt nii-öelda valgustab. Ja kui te jõuate üksteise järgi ka alla järele, siis näete põhimõtteliselt stalagmiidid ja tiidid korralikult laest ja põrandast üles kasvamas tuhandeid aastaid nii-öelda või mitte rohkem, et koobas, mis ulatub põhimõtteliselt nii kaugel, kui silm vähemalt seletab või siis kui mingi stalagmiidid hakkavad lõpuks teed blokeerima ja näete aeg-ajalt maa seest põhimõtteliselt kivi poodiumid, nagu orgaaniat oleks välja nii-öelda kasvanud kivi poodiumid, mille peal igal ühel on üks väike kivikene. Väike on väikseid mingisuguseid silmaga vaates kruus ja on mingid, mis on mingisugused rubiinid näiteks või mingisugused huvitavad vääriskive. On eri suurusi, on pisike näpotsa suurused ja on at best rusika suuruseid kive. Aga eri mõõdus, aga kõik on ühe üksikute poodiumite peal, on nad üksinda istuvad seal. Ma silmaarvukast vaatan Belbrixi, kui me kõnime. Hoian tal silma peal. Ma imetlen neid kive. Mingid rubiinid ja ma ei ole vist nii suuri näinudki. Ärge katsuge neid. Ragnar! Ta läheb aega mõnikord. Äkki kõnnime temani? Ma ei tea, kus ta on ju. Seni, kui ta ei liiguta, sa ei tea, kus ta on. Ta võib olla su jalga all. Vist ei olnud. Aga kust kaudu sinu koju saab? Ragnar näitab. Mina ei tea neid maa-alused asju, tema teeb asju ümber kogu aeg. Sa ei ole käinud siin või? Ei ole täitsa, jah, käinud, sattunud isegi siukest kohta ei ole näinud, aga ühesõnaga see kõik siin see koobas nagu muutub aeg-ajalt, jah? Ta aeg-ajalt tõstab asju ümber ja või asjad ise tõstavad temaga ümber. Mina ei tea. Pole tegelikult väga kedagi küsida, aga ükskord küsisin Ragnarilt, kes hakkas seletama, aga mul oli vaja õhtusöögiks tagasi jõuda ja siis ta ei jõudnud kaugele. Kas me nüüd... Kalev, et äkki me ei saa siit pärast tagasi enam, kui see kõik muutub. Kui me nüüd varsti kohe ei lähe. See Ragnar nagu, näitab meile väljapääsu pärast ära, eks ole? Jah. Ma arvan, et nagu, kui me oleme Miigoga, siis see Ragnar on nagu niisugune laadna vend. Kas on nii Ragnarit äkki ise? Ei, iseenesest seda kindlasti, aga kui Miilo koju läheb. Ta ei tea sind. Siis kas me saame välja?
sest et siis enam ei ole teda ära. Äkki Ragnar lihtsalt juhatab, nagu Ragnari kodus. No just ta tahab muidugi, kindlasti ta on ta sõbralik, nii et lähme vaatame. Kuulete sea tagant maa sükst õrna ragi hästi värisemist samas kohas põhimõtteliselt, kus see kivi nii-öelda lahti avanes ja vaatas ka, näete, kuidas sama pind hakkab veidikene ühes poole liikuma, justkui nagu täitmaks seda tundet nii-öelda, mis mööda te alla liikusite. Ja kasvab sealt süke meeter 1,5 ja paistab nagu mingi tüüp väga jäsakas, justkui käelaadne kiviosa, väga mingi suur lapik pealaadne asi, silmakoopad isegi põhimõtteliselt maa seest, et tüüp nagu sulab põhimõtteliselt välja küll kiviselt. Ja kokkuvõttes süke 1,60 m, 1,50 m kõrge. Põhimõtteliselt kujutage ette, kui Fantastic Forest, The Thing, see tüüp, mitte küll oranž, aga siis mis iganes hallikas, oleks väga white boy lihtsalt, nagu Kylo Ren, see short Kylo Ren, põhimõtteliselt süke. Aga väike. Süke 1,50 m, jah. Kinli. Mina vaatan teda nagu niimoodi pegem. Aga meil on ta süke mõistlik võikusega. Jah, sinna thereabouts ka, jah, midagi miiga, aga jah, sealt sulab välja. Tuleb see Marveli tüüp, see I'm Korg, this is Meek. Saab me? Kas ütles, et ta on suurem kui sina, Kalev? Meile äkki tutvustad ennast või meid oma sõbrale? Meid kui uusi sõpru. Talle või? Ragnar sõbrad, uued sõbrad. Ja, uued sõbrad, ma mõtlesin, ma nime ütlema, ma ei mäleta enam. Võime ise öelda. Ei, kohe, kui me sinna jõuame ja siis ütlemegi. Ja, igas siis uued sõbrad, Ragnar, ma käisin väljas ja nüüd nad tõid mu koju. Kivi väga aegselt nii-öelda liigutab, et ei ole mingit rutakat liigutamist, aga suurt juttu ka ei ole. Ja näete, kui väikselt väga praguline, kõik see kivi nii-öelda, mis iganes ta on väga ära kuivanud, väga ükskõik mure kivi olevus. Ja jälgib väga pingsalt, mis iganes see Miigo seal seletab. Ja siis nad tõid mu tagasi ja siis ma näitasin seda kohta ja mu uued sõbrad ja nad ei ole üldse vanad. Ja mis te veel tahtsite? Ja Ragnar, me tõime Miigo koju, ta oli kõrbes ära eksinud ja siis Ühesõnaga, me teeme Miigo koju, et meil on lihtsalt see küsimus, et kas sa saad hoolitseda palun selle eest, et ta saaks... Mina olen Ragnar. Issand jumal küll, see episood kestab küll. See sess on 4 tundi pikk. Paatus kestab. Surun. See ei liiu kaasa. Amadeus Ex Machina Käbaverest. Pelbriks. Ma olen enda pere üks noorimaid. Jah, Kalev olen mina, et kas on võimalik, et... Miiko, kus sa käisid? Oi, ma tahan seal alles. Enne kui te selle peale lähete, Miigo, me hakkame nüüd minema, aga... Miigo, ma hakkan minema ja ühesõnaga... Oota, aga male? Ja ma annangi, nüüd ma annan selle male sulle. Ma ei kingi ja ma ei päranda, ma annan selle sulle. Eks? Ma annan selle sulle. Kas sul on mingit luuletust, laulu või tantsu või midagi, et seda lunastada? Või mingit trikki või jõunumbrit või anekdooti? Ma tean, mis mul on. No, mis sul on? Äkki siin ma kohe toon. See on mul laagris. Ei, onni, siin samas mitte... jah, siin laagris, jah. Minu laagris. Siis me saan... Vaadake, see on Perdi...
mu sõbrad, aia. Aga tuleb kuskile vaateväljas välja. Amadeus. Mina. Tundis ära. Oota, ma ei saa aru, kas ta lõpetab lause või ta ootama vastust. Mind huvitab see, kas ta tarbib informatsiooni sama aeglaselt kui... ja võib-olla temaks oleme nagu... Et võib-olla, kui me hästi kiiresti räägime, ta lõtta, siis ta kas ta nagu salvestab selle kõik ja see hästi aeglaselt vastab. Pelbriks. Jaa! Väga õige. Äkki me elame tema jaoks tulevikus kogu aeg. Me saame kiuida tal hästi palju asju, siis vaatame, kuidas TM nagu trackib. Kõik küsivad järjest nagu muudatusettepanek. Hakka nootse nägema juba nagu F. This. Kuulete, mingi sammud mingi hetk kadusid ära ja siis mingi aja pärast on kuulda teda tagasi jooksmas. Ja näete, jookseb teie suunas mingisugune toru või mis iganes pulk põhimõtteliselt käes. Suur, mitte et sama kõrge kui tema, aga peaaegu, et tema nii-öelda kehapikkune. Kalev. Tulen kätt vaikselt. Mingi kohale, mingi rullikene käes. Võin vahetada. Vahetada? Jaa. See on hoopis teine tehing, algu. Ja no vahetame siis. See läks küll palju kiiremini. Mis sa annab mulle? Enne kui te tahtsite nii-öelda kuskil sõita, siis te ütlesite, et teil ei ole kaarti. Ja, ütlesime küll, jah. Selles mõttes isegi minul on kaart. Siuke tiss oli lihtsalt praegu. Ta isegi mul on kaart. Kas tahad selle kaardi nagu vahetada? Jaa. Vahetaks selle hea meelega teile. Krabab kinni. Fucking kaart reaalselt. Kas see on see, mis ma arvan, et see on? Kaart. Eks ta rulliga lahti. Rulli lahti siin, mida tee nüüd? Kas me peame siin pimedast, kas me võime laeva peale minna? Ei, võime laeva peale ka minna, aga... Miigo. Jah. Kuule, aga... Ma arvan, et me siis läheks tagasi. Ma arvan, et sa saad siit ju koju ise. Jaa, Ragnar teeb mulle tee ja siis ma lähen koju. Nad on terve maailmakaart. Assam. Nüüd on veidi lihtsam. Sanava pets telet. Pane see jama pausile, me vaatame seda. Podcasti kuulaja. Me oleme, okei. Ja. Jumal tänatud, Holgeril Vedlasada, see on kõrgmagistraadi loal ka tehtud. See on black market. Kes on? Mis see mõõtkava on? Siin on kirjas vist, jah? 20 kilomeetrit, jah. Mis on 1 päeva jalateekonna distants. Sinna väiksema tegema teekut, sest see on täpselt. Siis ei jääks midagi muud. Ja. Väga lahe. Vist ei ole varem kaarti näinud või? Üldiselt me oleme... Mina olen seda kaarti peas kandnud terve elu, kus ma elan. Aga nüüd ta tundub päris lahe. Nii suur maailm. Glenn, sa oled ka näha vist, on ju? Sa seisad teisel pool koobast. Aga ebaviisakalt ma tegin. Näed. Pärast siis laeva peal näitame tolmusele ka. Ma praegu ei vaata. Migo, kuhu sa lähed? Oh my god. Ta on nagu Brežnev, ta sai käima ennast. Aga jaa, mina saan siit koju, et Ragnar teeb mulle tee ja siis läheb koju ja ma jätan Male siia. Siis ma õpetan Ragnariga mängima. Ma enne õpetasin 12-ga mängima. Ta ei osanud. Ta tegi natuke nagu sina näitasid. See oli nii lahe. Aga Migo, wow.
Minu? Nagu tõesti, et sa üllatasid, et ma loodan, et see draakoni male teenib sind sama hästi, kui kaart hakkab meid teenima, sest meil on tõesti sellest, meie kõrbet nii hästi ei tunne kui sina ja siis meil on hea seda kasutada, et leida kodutee. Jah. Ega ma ka kõrbetajat väga hästi ei tea, aga kui ma suureks saan, siis ma võtan ka endale kaardi ja siis võtan ka meeskonna ja siis Ragnar tuleb ka kaasa artasti ja siis lähme ka kuskile. See on lahe mõte. Tee seda kindlasti. Kindlasti. Ja kui sa leiad kedagi kunagi kõrbes, kes on hädas ja nad ütlevad, nad pole hädas, siis jäta nad rahule. Nice. Ei, selles mõttes laagris räägitakse teisiti, et ikka peab aitama ka mitte hädas olijat. Sest häda võib tulla nagu ootamatult. Küll, jah. Aga kuidas me siit tagasi laeva saaksime? Ootam, kuni see Ragnar selle ära menetleb, et me tahame ära minna. Jaa, ta on edike nii ees praegu. 20 vastame 21 tööpäeva jooksul. Ragnar, tule eest ära. Ta läheb aega veidikene. Kalev laseb ennast põlvele ja siis võtab taskust ühe kuldmündi, annab selle Miigo. Neliga. Võta. Mul ei ole midagi vastu anda. See on kingitus. Ma olen draakoni mala anda. See on lihtsalt, võta see enda kätte ja hoia seda. Kui sul on midagi väga vaja, siis pea meeles, et sul on üks... Nagu kommi või? Võib-olla millegi tähtsama jaoks. Aga sa võid mõelda ka, et see on mälestuseks. Sa võid sellega teha, mida sina heaks arvad. Mina annan selle sulle selle eest, et me su kogemata niimoodi kaasa võtsime. Palun vabandust. See on kahjutasu. See töötab. Oota, ma pean selle emmele ära andma või? Sa ei pea. Aga üks asi küll. Kui sa jõuad koju ja su emme küsib, et mis juhtus, siis nüüd pea väga hästi meeles. Ütle talle, et Perdilli pussitati perse. Jesus Christ. Perse. Näita, kuidas sa ütled perse? Perdilli pussitati perse. Oskad sa öelda türa? See kõlas täpselt niimoodi, et õpetame sõnu. Ei, see on lihtsalt... See on lihtsalt... Et kui sul ema küsib, et mis juhtus või kus sa olid või peaks tulema, siis lihtsalt ütle talle. Kui sa koju ütlesid, ütle emale, et Perdilli pussitati perse. Ma olen ka lihtsam, et... Aga ära ütle, kus sa seda kuulsid. Kas see oli üllatus või üllatus? Las see ole üllatus su emale. Nii hea üllatus. Emadepäeva puhul. Okei. A Perdil on okei ikka, jah? Me saime aru, et vist küll, jah? Me oleme seda vist küll. Okei. Aga jah, ta on nii tore. Vaatan tagasi, türa. Aga me oleme... See on nii hea. Me nüüd läheme. Jah, me nüüd hakkame minema. Kaart. Aga läheb see siuke nii-öelda minutikene ja siis ta... Kõik seisavad vaikusest. Siis ta vaikselt sammub teist edasi justkui tehes ruumi, Miigale järgi põhimõtteliselt ja saate minna nüüd. Lähme siis üles, ma veel ära minnes lehvitan Miigale, ütlen, sa oled hea poiss. See ei olnud türastunud ajaraisk. See ei olnud türastunud ajaraisk. Raisk. Ja kuuled siis mingi vestlus, ühepoolne vestlus hakkab seal kauguses all pihta selle Miiga ja siis Ragnari vahel. Ja teie vaikselt liigute tagasi ülesse. Sul oli vahepeal
jätkukoht, sest apparently trepid on ropult pikad. No kui see trepi nii kaua avatakse, siis jumala eest. Just. Kas sa tead midagi... Oi, Tormus, sina ka siin. Üles tuleb palju kiiremini. Aga ei ta meil lava peal koos. Olid vaikusest. Ma arvan, kui te üles jõuate, siis laev on õhku lastud, Tormus seisab üksi keset 50 laipa lihtsalt. Sõda on üle. Jaa, et kas sa tead midagi teistest relmidest? No sa mõtled nagu meie siin ja varjulang. Ja veel. Otseselt ma ei... ma tean, et Feywildi võimek loomulikult pääseda, aga see ei ole kunagi huvi pakkunud. Kuigi mu rahvas sealt pärit. Ammu. Jah, aga maailm nagu see siin, aga mitte päris. Et teiste, ma ei tea, teised linnad, teised inimesed ei ole otseselt mingisugune varjuline maa, ei ole mingisugune maagiline maa lihtsalt. Nüüd sa räägid küll teemadel, milles ma kaasa ei saa rääkida. No kahju. Aga sa tead mingitest portaalidest? No. Jaa, suures printsiibis kindlasti. Mis ei tööta nagu selles osas, et kõrbe miraaži mõtled? No need on ühed asjad, jah. No loomulikult, jaa. Need on midagi sarnased, jah. Et sa lähed läbi ja sa oled mujal. Jah, sa printsiibis kirjeldad portaale. Selles osas on see, et mina ei ole siit relmist. Ma ei ole siit maailmast, ehk siis see kõik, mis siin on, see on minu jaoks ühelt poolt tuttav, aga teiselt poolt võõras. Sest need, kellega ma rändan, need 4, nad on põhimõtteliselt ainsad, keda ma siin maailmas üldse tunnen. Ja te kõik 5 tulite siis? Ei, ainult mina. Nendega ma olen kohtunud siin. No pean ikkagi tõdema, et see on väljaspool asju, mida mina tean, aga ma pole küll väga suur austaja, aga ma kardan, et see on jutt, mis kõrgmagistraat. Ja ei, ma saan sellest aru, aga ma olen üritanud seda natuke vältida. Sest ütleme niimoodi, et nad võib-olla suhtuvad sellesse asjasse natukene liiga suure huviga. Ja nii suure huviga, et see hakkaks võib-olla kuidagi minu vabadust piirama või otsustusvõimet või... Nad on natuke entusiastlikud võib-olla tõesti oma tegevustega, aga ei saa vastu vaielda sellele, et nad ei tea asju, sest nad teavad väga palju asju ja... No samas, aga ma ei tea, nagu kui ma teistega kohtusin, siis ma kohtusin... Tulevad ülesse. Siis ma kohtusin nendega Wolkenheimis, tead? Ja. Ja seal kuidas seal on praegu? Päris nukker oli selles osas, et see magistraat seal olid. Kui nüüd järele mõtlen, siis osad, kes vist harrastasid sama asja, mida sina. Aga nemad vist olid pigem sealt poolt tulnud siia. See on nüüd muidugi... Seda pole kuulnud mitte kunagi. Sealt me leidsime ka indiviidi, kes oli just siia poole tulnud ja tema elujõud hakkas siin otsa saama just energia. No jah, selle mõttes, kui sa ei kuulu siia, siis
hääpuutähelsed. Igatahes nad otsisid seda kõike. Ma mõtlesin, et ma täiesti ära nõud, millest ta räägib, ma pidi küll. Et seal oli igatahes nad kutsusid neid mingi sinirättideks või mis iganes, aga Intrusive thoughts. Vaat Rauno ongi nagu kondoom minu ja Märdi vahel, et mulle seda nagu ma temaga 4 aastat käinud teatrikoolis, ma juba tean. Üks Rauno peab vähemalt vahet olema alati. Kas sul oli mingi mõte või? Ei, sa lihtsalt niimoodi presenteerisid seda ühte põske, et oleks olnud patt nagu panna. See on nägu, mis tal oli lihtsalt nagu ja, I can't believe you done this. Ma mõtlen, et oli mingi point oli, vaata. Märjamaal ei ole pointi vaja. Tere, sa vähid. Nii. Kui lööb, siis armastab. Ju vist nii on. Igal juhul jah, et seal oli... Õnneks oli siuke hästi hele ja õrne plaksatus. Hele laksin. Läks tuulaks. Võitlus. Et seal oli see asi niipidi ja siis olid mingid sinirätid ja siis olid mingisugused tegelased, kes olid vist minu maailmast ja ühesõnaga nagu mingisugused portaalid vahetava ja lavanevad, kust saab minna teise relmi justkui. Või tulla. Või sealt tulla. Aga kui me laevaga Volkenheimist Lusitesse sõitsime, siis me nägime seda, et oli avanes ka üks portaal laevale, kes oli mingist muust maailmast. Ja mul on siuke tunne, et nad oskasid seda kuidagi ise avada. Ja ma lootsin, et võib-olla, et kui sa nagu oled maailmas elanud nii kaua nagu sa oled, et siis äkki sa tead midagi sellest. Sest ütleme ausalt, et jubedalt tahaks nagu koju. Aga ma ei oska. Muidugi päeva lõpuks... Mis sind seal veel ootab? Jaa, see oli esimesel juuli 23. Selles osas, et nagu ainus asi on see, et ma tahaks anda kuidagi oma perele teada, et ma olen elus ja minuga on hästi. Jah, sellega muidugi ajata ei saa, aga ma mõtlen, et kui need 4 on nagu nad on, siis miks mitte see ei ole sinu relm? Sinu maailm? Ma ei ole siin, ma ei tea, ma ei tunne, et ma kuuluks siia, kogu mu elu on olnud seal. Suur linn ja kõik Arkaania koolid ja muud asjad, need kõik on ma nagu veidi tunnen, et ma olen kuidagi nagu mingi võõrkeha siin. Et see, loomulikult ma olen andnud nii-öelda lubadusi Glennile ja õppinud ka teisi natukene tundma ja loomulikult mul on igasugune kavatsus neid lubadusi täide viia, aga ausalt öeldes, kui peaks saabuma võimalus koju minna, siis ma ei tea. Samas, kui sa ütled, et neid portaal avaneb, mis Volkenheimis, ma ei ole ekspert, aga ole Volkenheimis. Neid portaal, üks avanes ka mere peal ja sama hästi me oleme ka siin näinud, ongi miraažid ja asjad ja muud asjad, et nagu kes ütled, et ma ei tea, kohe praegu siin ei avane meie kõrval üks. Ei avane. Et, see oleks olnud midagi. See oleks, jah. Ma olin täiesti valmis, et ta teeb ära selle praegu. Aga ma ei tea, ma ütlen ausalt, et kui kohe praegu siin avaneks portaal, siis suure tõenäosusega ma astuks sealt läbi, aga ma ilmselt otsiks võimalust, kuidas ilmselt läheks kodust läbi, annaks teada, et minuga on kõik hästi ja suunduks kohe oma kooli ja hakkaks uurima, et kuidas ma saaks ise kontrollida seda portaali avamist, et ma saaks tulla tagasi sõpru aidata, aga samas hoiaks sidet ka teise relmi. Kujutad ette, kui
võimekas potentsiaal, see oleks kõige halvemates kätes. Jah, see, mis sa räägid. Absoluutselt, aga ma nägin, et mingid laevnikud suutsid seda teha. Kui neil just hullupööra ei vedanud ja see portaal ei avanud spontaanselt täpselt nende juures, mis on vähe tõenäoline. No. Sest et nad olid minu relmi lippudega. Nad ei kuulunud ka siia ja nad suutsid selle portaali kuidagi avada. Ja nad on nüüd kus? Ma eeldaks, et siis nõnda tagasi kodus. Tead, sa räägid sa asjast, mis on nii üle minu pea. Ma saan aru. Ma saan aru, jah, et see on, jah. Aga no lihtsalt üritada võis. Mõtlesin, et äkki sa oled oma pika staaži juures midagi kuulnud, näinud. No, hetkel ma oleks tänulik isegi igasuguse pisikese mingi juhtlõnga eest, sest ma ei kujuta isegi ette, et nagu ma tunnen, et kui ma peaks minema selle magistraadi juurde, siis ma peaks minema üksi. Kalevit ma ei saa elu sees kaasa võtta, see laamendaks kohe kogu maja maha nagu. Ja eriti Volkenheimis veel. Selles mõttes, oma pika staažist lähtuvalt, siis ütleme niimoodi, eks pika peal sa õpid lihtsalt minema asjadega kaasa. Selles mõttes, jah, saan aru, teie elud ei ole nii staažikad potentsiaali mõttes, aga ja võib-olla see on isegi parem, aga täna te olete siin. Nagu näha, pääsite, tõite tagasi selle väikse poisi. See on ka suur tegu. Absoluutselt. Mis homme juhtub? Mis üle homme? Selles mõttes, kui sa praegu ainult otsidevad taga seda koduportaali, koduteed, siis mis siis puudu jah, loomulikult ma ei aja seda taga kõige optimaalsemal moel, kui see oleks kõige optimaalsem eesmärk mul hetkel, siis nagu tõesti ma rändaks lähimasse magistraati ja hakkaks sealt pihta. Et see on, aga hetkel on kuidagi elu kokku viin mind nende kaaslastega ja hetkel ma rändan nendega ja vaatan, mis lihtsalt saab ja võib-olla, ja see tee on mind viinud juba mingisuguste selliste sidemeteni, kes võib-olla saavad mind aidata Lüsiitias, see, kelle palvel me siin tegelikult ka oleme, see on, ma kavatsen küll tema nii-öelda mõtlemist või ta on ka magistraadiga on seotud, nii et enam mitte muidugi enda sõnul, aga Neid on mitmeid, selles mõttes, kui sa küsid juhtlõnga, samas üks rikneb veel taskust, neid on veel. Magistraadiga nõustujaid ja mitte nõustujaid on veel rohkem. Need, kes on eemal astunud, aga see ei tähenda, et nad kas siis kaotavad kõik teadmised või nad kaotavad kõik sidemed või suhted või võimalused rääkida. Tõesti võib-olla joosta pea Rakuusasse, käed laiali, öelda ma pole siit, andke mulle portaali, see väärtast ei lõppe sulle hästi. Ei, midagi. Vaata või mind. Selles mõttes ma saan aru. Aga jah. Igatahes. Vaata, päeva lõpuks, kui sa tahad kohta, kus on magistraadilaadsed teadmised, ilma magistraadita, pole paremat ja alamat kohta kui Arkaania. Endine kõrgmagistraadi kodu. Kaugel praegusest pealinnast. Aga oleks veel väike kaart, kus me võiks vaadata. Aga mis kolisid ära? Koliti ära. Kõik ei kolid kaasa ja seal oli teisiti mõtlejaid, kes nägid rohkemat ambitsiooni aga mitmed jäeti maha. Ja need samad riismed võib-olla nende seas on kedagi. Võib-olla see pole esimene kord, kui see mis iganes juhtub. Olgu nii. Aga selle hetkel ilmselt on kuulda, kus see hakkab uuesti
tunneli suures pildis ei avatuks pigem. Meil on ainult mingi 3 aastat teinud üles praegu. Meil hakkas külge. Aga jah, aga kas sa kuidagi pidi, kas siis hüpoteetiliselt, akadeemiliselt või täiesti omas elus oled kuidagi mingite draakonitega kokku puutunud? Enamikud neist on siin maailmas muidugi surnud, tapetud suures pildis või siis lihtsalt kadunud, aga on väga palju neid, kes neid ülistasid. Rohkem ammu, vähem nüüd õnneks. Miks? Ei, lihtsalt nagu mina sattusin siia läbi ühe konkreetse kohtumise, ühe sellise isendiga. Ja see draakon oli viimane asi, mida ma mäletan oma relvist ja järgmine hetk, kui ma ärkasin, siis ma olin siin. Ära sellest juhtlõngast liiga võib-olla kinni hakka siin maailmas elavaid draakonide kohta tõenäoliselt. DM speaking. Ei ole. Kusjuures ära seda plotti arenda. Arendan küll. Kusjuures paar päeva tagasi kohtasin, aga see selleks. Vähemalt ma arvan, et see oli paar päeva tagasi. Nii et siis sa tead jällegi asjadest rohkem kui mina. Ilmselgelt, sest nii palju kui mina olen kuulnud ja näinud, siis need, kes jäid maha, need tapeti nüüd hoogsate kiirelt. Jah, kui tsiteerida ühte minu kodulinna kuulsat laulikut Justinus Piiberust, siis tuleb öelda, et raial üt leial. Oh no. Või tõttas baby. Tita. Teine hitt oli tal tule peale tita. Selles on sul õigus hommikut. Mitte selles väga selles ILS-es. Igatahes pärast seda, kuidas siis mu 7. nõbu Ludvig oma asju ajas, oma väga rangelt ajan seda, kas on kingitus, pärand või lihtsalt andmine. See on nagu GTA-s vahetad, vaata seda tüüpis on Trevor, mingi fucking hell. Nii, ja nüüd lähme edasi. Aga vahetus? Aga vahetus ka, jah, nagu et tehingud on ma helistan väga tugevalt. Aga vahetus siis neist on kõige lihtsam variant? Ei, vahetus on see, et nagu sa annab midagi, ma olen midagi vastu. Ja mingit paberit ei ole vaja kirjutada. Ei, selles, et sa võid ka lihtsalt nagu anda. Nagu, et selle puudub igasugune tähendus. Võid paberit lihtsalt ka vahetada. Sest mõni... Aga kui sa andma hakkad, siis sa ju... Ei, vaata, vahepeal sa andsid mulle seda salvi. No, sest et nägid, mul on vaja seda. Just. Ei, ma mõtlen, kuidas teil kombed on, et minul sellist kommet lihtsalt ei ole, et ma iga kingituse või andmise pärast pean lepinguid sõlmima. Ei, see ongi, kui see on nagu vallasvara. Kui see nagu omandi õigus läheb üle, siis on nagu oluline see. See on loogiline. Sest et asi on selles, et mul tuleb pähe 30 aasta pärast. Oi! Mulle väga meeldis see male. Nüüd, kellele see kuulub? Sellele, kellele sa kinkisid seal. No nüüd on see paigas. Aga kui see oleks see ähmane olukord, siis ma oleks lihtsalt nagu... Sa oleks läinud talle ukse taha ja nõudnud tagasi. Või näiteks minu järeltulijad. Hei, minu esiisa Amal eks Machina siin jättis ühe esemisi ja tahaks tagasi saada. Perekonnad lähevad sõtta, 100 miljonid surevad. Suured perekonnad. Täiesti putsis loor lihtsalt. Ta lihtsalt oli näitlikustada. Käbikute Trooja Helena lihtsalt. Võib-olla. Amadeus on see vend lihtsalt, kelle pärast 100 miljonid käbikud. Nii et ühesõnaga teistest relmidest mitte midagi. Sihukese maailma koopiat konkreetselt, jah. Aga nüüd? Kuskilt jäänud. Nüüd on. Jaa, see on üks.
Open the portal. Please do it. Endiselt ei. Do it. Aga ma ütleks, et taustal nad sammoodi üles, aga näete, kõik põleb. Mida? Ei põleb. Kõik põleb. Noh, peerukotid. Titt on maha laetud. Täitsa pekis lihtsalt nagu ööpäevad. Ma pean selle lapse tagasi. Titt on nahku nüüd. Siis ma ajan ennast püsti ja no nii, Mogol. Võtan sellest kangist, mis lükkab selle laeva sinna. Hääled sisse tõmbame kuradi nahhuisid tagasi Louisiitiasse 1004. Mogol. Eduka tehingu tagajärjel õnnestus mul saada selline kaart. Tagajärjel? Okei. Nende tagajärjel, see on kaart. Aitäh, väga hea. See ei ole, me tahame tagasi seda pärast saada midagi. Jah. Ikka lihtsalt taskud. Kasuta seda. Aga lihtsalt see on nagu näide sulle ka sellest, et see on asi, mis nagu võiks olla ka ühel kaptenil. Ma arvan, et tal oli. Mul oli see. Oli? Jaa. Tead selles teises laevas, mis mul jäi maha. See piltpoinnik, jaa. No ta praegu töötaks arvatavasti väga hästi juba. Mis mul nüüd tahate, Jesus. Tega backfire'id. Võtab lahti, hakkab vaatama. I'm roleplaying! Ta ka mängida. Ja nüüd sa andsid selle Mogoli kätte, nii et meil ei ole seda enam. Easy come, easy go. Pärast on, Olger peab kvestamas me riiulit siia. Ma saan kõik need asjad, mis ta on teinud, valmistanud meie jaoks. NPC-d hoiavad. Mis asi see suur raudrüü on? Et ei ole. Mis see silt ütleb? Perdi lava. Nice. Jah, ma tõmbab siis vaikselt hoo ülesse ja üsna hoogsalt suundub hetkel mingi suvajas suunas. Sinna me ju alguses läksime. Siis sinna. Ja, paneb sinna suunda, kus kompass näol läheb. Mööda liiva, mööda lähme. Night Rider. See oli äratuntav. Oota, ühesõnaga, meil oli see, et näe, Mogol sinu kaarti, siis sa näitasid, aga lähme siis sinna. Siis need praegu on pime. Okay. The dangerous one. Jah, igastades hooga üleval ja üsna väledalt jätate selja taha selle liivatormi, kaob ka kaugusesse ja siis nähtamatuks lõpuks sama kivitoigas, millest te alla ronisite põhimõtteliselt. Ja nüüd juba teist korda jääb teil selja taha leidlapik ja laamjad ja... Mihkel, me ei peaks siia minema. Koht, kui me ei peaks minema, on selle osaga edasi, sest aitab ka. Aitab täna küll. Nii et, aitab küll. Konjets film, nagu öeldi kunagi filmide asjad lõpus. Nii et aitäh meiega tuunimast, tuning in, mis iganes. Tead, kuidas rootslased ütlevad filmi lõpus? Ei, jah, me lõpetame selle osa siis Night Rideri helidega. Mis lapsed rüst? The helpless, the powerless.